Tere päevast! Täna läheme põllu peale ja vaatame, mida need suured kombainid siin põllu peal teevad. Minu nimi on Lenno Põder, nii et jääge meiega! Me oleme siin Vändramaal, Pärnumaal, Vändramaal ja seal paistab üks kombainer. Lähme vaata, mis mees on. No tere! Tere! Kuda nimi? Arti! Mis mees oled? Kombainer. Kombainer. Väga hea. Et mis tööd siin siis praegu käsil on? Meil on rapsivõtt, talirapsi võtame. Taliraps, aga praegu on suvi ju. No me panime talvel ta maha, et suvel oleks soem võtta. Okei. Ja kus see raps siis läheb, mis sellega saab siis? Kõigepealt läheb kuivatisse ja siis läheb laeva. Laeva? Laeva. Muugale. No kuule, aga räägi natuke enne, kui me läheme siin kõike seda asja jäädustama, et räägi, mis masinaga tegemist on? Tegemist on John Deere'iga ja ta on siis nagu suurem, tal on roomikud ees ja ka tagasild veab. Teine kombain, ehk selle kaugemal, tema on siis natuke väiksem, 6-meetrise eedriga, aga sööb samamoodi vilja. Ja. Et väga head masinad. No nii, aga ise? No natuke siit-sealt, eks ma remonti teen ja traktori õppisin juhtima ja juba oskan ja ka autoga sõidan. Okei, nii et selline multifunktsionaalne mees. Aga kus sa oma koolitused oled teinud kõik? No ikka autoserdisega ei saa ju jätta mainimata. No nii, tuleb välja, et meie juures käinud õppimas ka. No see on mees. Ja. Aga okei, lähme vaatame, kuidas see masin siis käib ja mis huvitavat teha saab. Kui pikk see eeder on siin? 9 meetrit. 9 meetrit. Oi. See on masin. Ma mäletan, et omal ajal, kui ma Niivaga sõitsin, siis seal oli palju lühem see kõik. Lähen vaatan siia ülesse ka. Oi. No see on ju nagu ikka, see ei meenuta üldse kombaini, see meenutab mulle mingisugust kuu peale minemise masinat. Ei, ära nüüd nii pessimist ole, siin on ikka täitsa mõnus ja ma keerasin külmema peale ka, et suvel oleks hea jahe ja siin on ruumi on, siis mahume kõik ära siia. Aga siin on, mina mäletan kombainis seda, et seal oli hästi palju kange ja nuppe ja mina olen ainult Niivaga sõitnud ka, Niiva kombainiga. No tänapäeval on jah, ainult ekraanid ja väiksed nupud ja need ainult üks kang ongi, millega ma siis kõike juhin. Et siin võtu ajal ei ole isegi roolida vaja, et ta oskab juba ise ka sõita. No ikka tänapäev on tänapäev, no mis sa teed? Eelmisel aastal, kui me tegime Lägafi saadet, siis seal oli samasugune, et panid nuppu ja sõitis ise sinna, kuhu täpselt vaja. Jättis eelmise aasta tegemised kõik meelde. On nii? On. Meil jääb ka meelde. Okei. No nii see töö käibki siin, jah, hoidud ainult noppu ja vaatad, et elektripostil otsa ei sõida. Teil lausa lust ja lillepidu. Noh, eks siin tuleb remontida ja vahest on ummistused ja saab ka käed õliseks, egas muidu tunged seljas ei ole. Kui raps nüüd kukub siis siia selja taha, näha, et need väiksed terad ta püüab kõik kinni.
et muidu suur masin, aga püüab vaata kui väikseid teri. No nüüd on post. Ta veel nii tark ei ole, aga on võimalik õpetada talle ka postid selgeks. Et ta näiteks näide keeraks ise juurde rada. Aga me teeme seda ikka käsitsi. Nonii, Arti, Jaa. kas ma võin rooliga minna? Sinule ma usaldan alati selle masina. No näed, vaatame, kas ma hakkama saan. Nii, ma olen vana kombainer, nii et ma usun, et ma saan hakkama. Ära pabista. Mina ei pabista. Oota, aga mul ei lähe jaladki maha. Kas, mis ma järgmiseks peaks tegema? No nüüd tuleb siis masin pöördesse panna ja eeder käima ja läheb lahti. Selge. Okei, tõmban siis selle endale siit, jah? Jaa. Nii. Nüüd on siin 3 kiirust. Valime siis kõige kiirema režiimi ehk siis töörežiimi. Kõige kiirem, sobib mulle. Muidugi. Vajuta alla natukene ja ette, jah. Ja nüüd pole midagi, kui vajutad ainult rooli nuppu ja lähebki. Ja nüüd lükkad kangi ette, ise valid kiiruse. Ja nii lihtne see ongi. Rooli pole vaja. Ta ise sõidab. Rooli pole vaja? Ei ole. Rooli pole vaja. See on nii tark masin, et näed, kus hüppab minema kohe. Aga miks mind üldse vaja on? No igal juhul päris nagu huvitav oli see rapsi võtt selle suure kombainiga ja tõepoolest, et tuleb tunnistada, et tänapäeva tehnika on niivõrd lihtne. Aga mis sinul, Arti, mis sind paelub selle maaelu ja maatööde juures kõige rohkem? No kui ikka ise külvad vilja ja näed, kuidas ta kasvab ja õhtul lähed koju teed ühe võileiva, siis on hea tunne ikka. No ja muidugi, viljasordid on ju erinevad. Kohe tulevad sügiskünnid peale, kui vili on võetud. Juba viljavõttu ajal ju algavad. Nagu siin eemal on näha, on traktor juba põllu peal, valmistab põldu ette ja lähebki külviks. No meil on, et kõik mehed teevad kõike, et kui on vaba mees, siis tuleb minna põllu peale. Kui on vaja, sõidame autoga, teeme kõike, et me oleme osavad. No on, meie firmas on ka nüüd siin üks noorem mees, kes väga hästi saab hakkama kõigega. Teeb ka traktoritööd ja juba siin proovib autoga sõita ja eks ta tuleb ka teile autokooli kindlasti ja on juurdekasv on. Arti, ma tänan sind selle võimaluse eest ja me rändame mööda Eestimaad edasi ja ma räägin ka peaautojuhiga juttu sellepärast, et ärgem ära unustage, seal kus on vilja, seal kus on kaupa, seal on alati ka transport ja kui on transport, siis on autojuht kuskil. Nii et lähme räägime veoautojuhiga juttu. Nii et palju edu sulle ja tervist! Jõudu jaksu teilegi! Aitäh!
seal ta on, veoautojuht. Lähme vaatame, mis temal öelda on. No tervist! Tervist! Lenno olen mina. Mina Valdek olen. Valdek, me oleme kohtunud ka või? Oleme. Kus me kohtunud oleme? Koolitusel on käinud siin öös. Vaata, Vändra kandi mehed on õiged mehed. Nad käivad autoserdis koolitusel, nii et tervist! Tervist! Ja. No kuidas, räägi siis, seal on see autojuhtimine siuke igapäevane ala, millega sa tegeled või? On küll, jah. On. Ja kui pikka aeg sa roolikeeraja oled siis olnud? Oi. Ma ei tea, 40 aastat. 40. Täpselt sama vana kui mina. Sama palju kui minu vanus. Et jaa, siis on küll väga... Mis masinatega siis alustasid? Ikka nende vene masinatega? Ikka ja Kolhida ja Sill ja Kolhida ja. Mis nende vene masinatest kõige parem siis oli? Ma ei tea. Remont. Pidev remont. Remont. Sa pidid olema remondivõimeline. Ja, täiesti, jah. Ja nüüd vead siin vilja ja rapsi ja kõik asja. Ja kuidas tänapäeva tehnika sulle meeldib ja on? Järjest mugavamaks läheb tehnika, jah. Ikka juhile mõeldakse väga palju. Kuulmised ja need igasugused seljavalud ja need on tänapäeva autodega jäävad ära, jah. Et õhkpättede peal asjad, et see ei tambi. Nagu varem, jah. Aga viljavõttu ajal siis tulen appi, jah. No viljavõtu ajal on abi on ikka väga palju vaja vist. Praktiliselt terve Eesti koondub selleks ajaks, tipphooajaks vilja vedama. Ikka pikamaad samehed ja kõik on ju viljaveolga. Aga tuleb küll. Mul poeg on ka Scaniaga sõidab ja on ettevõtja ja asi liigub. Väga tore. Need räägivad küll, et noori kuskilt peale ei tule, eks on ju, aga mina näen koolitustel ja siin näed Valdek näeb ja et neid ikka tuleb peale. No noor otsustab ise, aga õige mees ikka tuleb arvuta tagant väljagi, et korraks ikka muud tööd tegemagi. No jah, see seadused, ma ei tea, need seadus on nagu õige, aga need seaduse kontrollijad panevad teinekord üle võlli, et nagu ei peaks iga kord. Nii, nüüd on raps on siin kastis ja kus edasi siis? Nüüd on reis Kuivatisse. Kuivatisse jah. Nii et see Kuivati on lausa põllu ääres. Siin on jah, see on ikka päris liigidel, jah. Mul on siin välja prinditud sellised asjad nagu Eesti kaart. Vaat see on see, kui politsei siin kinni peab ja sa ütled, et ma ei pea sõidumeerikut kasutama, ma olen põllumajandusettevõte, siis oleks alati hea, kui sul on mingi tõendusmaterjal selle kohta olemas. Esiteks 50 kilomeetri raadius, see tuleks ära fikseerida kaardi pealt. Ja teine asi, mis peaks olema kaasas alati, on väljavõte seadusest. Väljavõte liiklusseadusest, paragrahv 130. Siin on selline punkt nagu määrus 561 sätestatud nõudeid ei rakendata juhtide suhtes, kui sõidukid kasutavad põllumajandus, ettevõtjad kaubaveoks oma äritegevuse raames kuni 50 kilomeetri raadiuse ettevõtte asukohast. Põhimõtteliselt, kui sa annad selle ja selle kaardi, sa pead muidugi tõmbama siia joone 50 kilomeetrit, pärast Kirkliga teed ära ja ütled, et ma ei pea sõidumeerikut kasutama, sest mul on selline asi, vaadake, politsei näeb, et sul on ette valmistatud ja siis ta ütleb, et väga hea. Vähemalt on inimene, kes teab asjadest ja on ennast ette valmistanud. Ja see tegelikult selles mõttes on nagu on jube tähtis. Et ma annan selle sulle autosse kaasa ja nii lihtne see ongi. Enamus autojuhtidest seda pole, siis tekivad vaidlused, täiesti mõttetu jama, aga sul on olemas ja sa eristud, sa oled tark, teadlik autojuht. Päris. Selge, aitäh.
X-iga see Stowridge, see on kõige kehvem. see on tülikas jah. See on kõige kehvem variant. Käsitsi sisestamine, see on nagu väga paha asi. On. Kaart kogu aeg sees on, siis ei ole hullu. No nii, ja oleme jõudnud siis rapsiga kuivatisse, praegu kallutame seda maha. Kuivati ise süsteem on siin nii kõrge, ma katsun sinna üles ronida, nii et vaatame, kuidas see mul õnnestub kõik. Hea. No nii, mis selle põllumehel viga? Sellised pilvelõhkujad on siia ehitatud. Lausa lust on vaadata põlde, mis on haritud ja kombaine, mis seal sõidavad. Nii et kui mina oleksin põllumees, siis mina kindla peale istuks, teeks siia üles endale ühe onni ja ööbiks ja magaksin üleval. Ja loomulikult, kui me räägime töö- ja puhkeaja reeglitest, siis praegu on sõiduameerikus haamrite märk. Vot nii, ärge seda ära unustage, see ei ole puhkepaus praegu. Ma ütleks teile niimoodi, et üks iga õige talunik käib siin hommiku kella 5-st, ronib üles, ronib alla 10 korda järjest ja teeb trenni, sest et tervist tuleb hoida. Minule sportlikule inimesele pole see üles ronimine midagi keerulist. Aga nüüd lähme vaatame, kus on kuivati juhataja. Kas kuskil on kuivati juhataja ka? Mis süsteem siin praegu siis püsti pandud on või mis see endast kujutab see kuivati tänapäeval? See on diiselküttega kuivati nüüd. Diiselküttega? Diiselküttega. Okay. Diiselkütte auto tuleb siia, toob kütet. Ja küttepõleti hakkab seda õhku või soojendama. Ja siis pressib selle sooja õhu sinna kuivatisse viljast läbi. Sealt juhtpaneelist paned siis vastavad temperatuurid, mis vaja on. Ja niimoodi ta kuivatab selle ära siin. Kui vili on enam-vähem kuiv, siis ta läheb ise jahutusse. Ja siis ta jahutab selle vilja maha ja siis võib kokku ostu viia. Kuivatab, kuumutab, jahutab. Ja. Põhimõtteliselt nii ta käib, jah. Ja siuke kärutäis nagu siin oli, kui kiiresti see siis kuivatist läbi lastakse? Kõik olenebki vilja niiskusest. Kui vili on kuiv, siis ta läheb väga kiiresti läbi. Siis paned korra kuumuse taha ja juba pane jahutusse ja sa võid põllu pealt ka siukse vilja saada, mis võid kohe kokku ostu viia, aga ikkagi nad tahaksid saada, et on kuivatist läbi käinud. Tänaseks hetkeks, kui me oleme nüüd siin juba kuivatanud pea 200 tonni või? Jah, aga ega teda tuleb siin... Aga hooaeg on alles vist ees, nagu ma aru olen saanud. Kahjuks on ees. Juba on väsimusega on ees veel, jah. See vilja vedamisega vist ongi, nii palju mina olen kuulnud veoautode juhtide käest ja niimoodi, siis see on ikka paras hullu mäa, mis toimuma hakkab. Eriti seal kuskil veel kokkuostu poole peal, kui on pikad järjekorrad ja seista tuleb. No, mina pole sinna jõudnud, minu töö on siin see ära kuivatada ja siis siit ära saata see. Aga ma olen sama juttu kuulnud, jah. Vili on nüüd kuivatis ja nüüd tuleb see kuidagi kuivaks saada. Et eks siis tuleb nüüd siin panna
vastavad nupud ja kraanid sisse. Keerata siit vool taha ja vajutada starti. Ja lihtne. Ja nüüd hakkab kujatama, nüüd siin järjest hakkad nägema, et võtab ventilaatori taha, siis paneb elevaatori käima ja niimoodi ta läheb. Mul on selline tunne, et rakett hakkab kohe kosmosesse minema. Mul on tunne, et keegi tahab kosmosesse minna. See ei lähe kosmosesse. Tunne on, aga ei lähe. Viimastel nädalaga on mitu inimest kosmosesse juba läinud, et võib-olla kohalik peremees tahab ka raketiga minna. No äkki peale viljahooaega saab minna või? Natukene ümber kujundada ja ma arvan läheb. No kas just kosmosesse, aga võib-olla mõne meetrit saab ju. No igal juhul tundub päris huvitav asi, kogu see kaadervärk, nii et omaette teadus see viljamaailm ja asi. Tore, läheme vaatame edasi. Ei sammukeski tagasi. No nii, Valdek, ma igal juhul tänan sind, et sa meid siin Vändramaal vastu võtsid. Ootamatult. Aitäh tulemast. Ja soovin siia kõigile töömeestele jätkuvat tööjõudu. Päev on täna kindlasti veel pikk ees. Ütleme nii. Ega siin... Paar tunnikest on veel ikka. Ja et tervis vastu peaks kutselisel autojuhil. Rõõmuga edasi. Nii et okei. Aitäh. Kohtumiseni. Ja meie lähme vaatame uutele jahimaadele, kes kus mis toimetab. Oleme siin küla vahel ja ma kuulsin, et siin kandis pidi olema üks Jupiter ja ma tundsin vastupandavatut soovi sellega sõita. Sellest ma olen lapsepõlvest saadik sellest unistanud. Kusagil ta siin nüüd on. Lähen otsin selle ülesse ja teeme väiksed tiirud. Proovime ära. Lapsepõlv tuleb meelde. Sellise niivaroolis oli mina kunagi, kui ma olin väike laps ja võtsin vilja. Aga nüüd sellised isendid seisavad enamjaolt. Meie selle viljasaate käigus proovime ikkagi Eestimaa pealt üles leida selliseid niivakombaine või vene kombaine, mis veel päriselt ka tööd teevad. No igal juhul mul on tõesti kodune tunne siin olla. Ja siit niiva pealt õhtu hämaruses vaadates tunnen, et Eestimaa on ilus. Kahju ainult, et vanad kombainid niimoodi nukralt seisavad.